tunnistus kolmapäevasest, kui juhtus sedasi, et mul poeg kehalise kasvatuse tunnis sai käe-luulemurru. Ja läksime õhtul traumapunkti ja siis arst vaatas pilti ja ütles, et siin ei ole päris tavaline, et vajab operatsiooni. Ja et homme hommikul tulge siis tagasi söömata ja joomata, et üldanesteesias. Ja nii me tegime, jõudsime haiglasse ja kui me osakonda jõudsime, siis opereerimist ootavate laste siis list oli hästi pikk ja me mõne tunni jooksul kuulsime seal isegi sellist juttu, et ei oleks tohtinud siia praegu seda panna, et ühesõnaga nii full, et võib-olla nagu ei saagi. Aga me siis seal ikkagi ootasime ja pärast lõunat vist tuli siis arst opile viima ja mina olin palvetanud, et ime võiks olla, et ikkagi see tükk seal, mis oli lahti hästi halvast kohast tulnud, kuidagi liiguks sama kohale. Aga igatahes siis oli op ära, ta toodi tagasi palatisse ja doktor tuli ja ütles, et niimoodi hästi läks. Ma mõtlesin, mis siis läks hästi. Et lõikust ei olnud vaja, et ta sai mingi imekombel õigesse kohta läbi naha selle traadi paigaldada, mis siis kuuks ajaks jääb paigale. Aga ma sain ta nagu näost või jutust aru, et see ei olnud tavaline, et ta sai sinna sellesse kohta just sellisel viisil panna. Ehk et tõesti tänu Jumalale, et lõikus jäi nagu ära ja on vähem nagu taastumist ja muret. Et äge siuke lugu, amen.